väljamineku kerge soeng, millega iga inimene saab kodus ise suurepäraselt hakkama, algab eelkõige siis õigest šampoonist ja balsamist. Sellistel puhkudel on suurepärane abimees ja võib ka öelda möödapääsmatu on kohevust andvad tooted. Sandra puhul me siis kasutame täna J. Beverly Hillsi siis kõige luksuslikumat sarja. Šampooni kogus järjekordselt 20 eurosendi suurusest kogusest täiesti piisab ja oluline on see šampoon siis emulgeerida käte vahel hästi mõnus, hästi kreemiak ja šampooni juustest välja loputades on hästi oluline. Võib öelda, et kõige olulisem eelkõige just see, et see vesi jõuab peanahani. Nüüd enne balsami juustesse kandmist tuleb rätikuga juuksed kuivaks teha ja balsam eelkõige on mõeldud juukse pikkusele ja juukse otstele. Kui juuksed on hooldatud, ehk et valitud on juba siis nii-öelda toetavad šampoonid ja balsamid, ehk et Sandra puhul me valisime siis kohevust andva šampooni ja balsami, mis on juba nii-öelda baas sellele, et see soeng saab juba hea alustala. Nüüd edasi liikudes viimistlusvahendite juurde, ma kõigepealt kasutan sellist preid, mis on siis nii-öelda valmistab juukse ette viimistlusvahenditeks ja juba ka föönitamiseks. Ehk et ta ühtlustab ära juukse pinna, mis tähendab seda, et nüüd, kui ma kasutan vahtu, siis selle vahu maksimaalse tulemuse saamiseks on see pind võimalikult ühtne. Föönitamist tuleb alustada täpselt samamoodi hästi vaba käega ja eelkõige töötades kõigepealt just juukse juure juures. Kindlasti mitte kasutada fööni kõige maksimaalsemat kuumust, vaid just keskmist kuumust. Kui teil on tooted, mis on kohevust andva iseloomuga, seal on alati üks kindel reegel. Kõik kohevust andvad tooted nõuavad fööni kuumust. Nii hooldavad vahendid ehk šampoon ja balsam kui ka juba viimistlusvahendid kohevust andva loomuga, siis ma ei pea muretsema selle pärast, kas ma sirgendajate alla kasutan ekstra veel kuumust kaitsvaid tooteid, kuna nendes toodetes kõigis on kuumuse kaitse juba sees. Kasutan J. Beverly Hillsi Shape lakki, mis on sõna otseses mõttes kaalutu lakk. Lakki kasutades on oluline meeles pidada seda, et lokki puhul selle laki piserdamine võiks olla suunaga alt ülesse, ehk et see lakk omakorda toetab selle loki tekstuuri. Nüüd ma näitan sulle ühte imetoodet, mida ma olen väga-väga palju kõikidele oma klientidele ka promonud. See on Vita Liberate Body Blur. See toode teeb sulle põhimõtteliselt 10 minutiga täiesti värske päevituse nagu maksimum. Õrnalt vaid nagu töötledki selle ilusti naha sisse ja ta annab sulle automaatselt kohese pruuni jume, nagu see oleks päevituselt tulnud. See konkreetne toode nüüd tegelikult ei ole ise pruunistava efektiga. Ehk siis, kui sa lähed pesema duši alla, siis ta tuleb ilusti maha ja põhimõtteliselt järgmisel päeval oled endine tagasi. Ma segan kokku siis jumestuskreemiga Mesauda Light Potionit, mis on siis vedel highlighting vedelik, pigment. Ta on ka natukene siuke pruunikama tooniga, et nüüd näole ka tuua seda päevitunud jumet. Jällegi, alustan siis jumestamist otsa eest, sest see on minule käepärane. Esimene sektsioon, teine sektsioon, 3. ja 4. Sest neid kohti omavahel kokku ühendada on väga kerge ja väga lihtne. Jumestuskreemi panen siis peale patsutavates liigutustes, selleks, et toode ilusti ja kindlalt nahka pressida. Nüüd järgmisena paneme concealerit silma alla ja silma peale. Järgmise sammuna võtame puudri ja nüüd enne, kui ma patsutan, ma alustan siis jumestuse kinnitamist silmade alt. Nägu tundub üsna süke roosakas, aga see tonaalsus või nagu tumedusaste on enam-vähem sama, mis on kehal. Aga kehal on nüüd süke veits kuldne jume. Nüüd toome sellega näole tagasi. Näobaas on tehtud. Nüüd hakkame tegema silmi. Mul on siin 2 sükest sädelusega pigmenti. Üks on tsibatumedam ja rohekama kumaga ja teine on süke, võib-olla isegi võiks öelda, et lillakam ja need on mega sädelevad. Siis on süke tintekas, põhimõtteliselt nagu süke vildikas, aga ta on veidike süke pintsli otsaga ja see on nüüd süke toode, mis annab sulle nädalaks ajaks kulmud pähe. Ripsmed. Selleks, et anda mega volüümi, ma ei kasuta tavalisi tutikuid, vaid ma kasutan megatutikuid. Et kui esimese kihi ma panin täpselt rüpsme juure lähedale, siis nüüd selle teise kihi
ma panen, ütleme, millimeeter 2 eemale ja siis ta jääb natukene pikem ja annab täpselt selle kiisuefekti, mida ma tahtsin. Huuletoode on siuke toode. Ta näeb välja üliloomulik tooni mõttes, põhimõtteliselt nagu nude, aga see on nüüd sellise sätendava nii-öelda efektiga, et on siuke pärlmutter ja ta on huuli paisutavam. Ehk siis, kes tahab endale loomulikke, kuid lopsakaid huuli, siis see toode on just õige. See on kõige peenema piserdusega fiksaatorspray, mida ma tean. Tadaa! Õhtuks valmis, mõnus päiksepaitatud jume, smoky silm ja volüümikat ripsmets.